Canva töölaua peamenüüs muutus hiljuti üks nupp ja see nupp on joonistusnupp Draw, mis nüüd kannab pealkirja Tools ja sisaldab rohkem võimalusi. Räägime rohkem nendest võimalustest ning millal on neid mõistlik kasutada, sest need funktsioonid on olemas ka teiste nuppude all. Aga kes ei ole veel Canvas joonistanud, siis soovitan proovida. Vajuta siia punasele pliiatsimärgile, vali endale sobiv joonistusvahend ja joonistame ühe joonega südame. Nüüd vajutame hiire peale ja saame seda südant siis teha suuremaks, väiksemaks ning muuta soovi korral ka värvi. Kuid kui sa teed südame nüüd niimoodi, et lased hiirest vahepeal lahti, isegi kui joon ilusti ühildub, siis tekib kaks joont. Kui sa nüüd suurendad, siis ei liigu need jooned koos. Üks variant on selekteerida mõlemad jooned, siis suurendada. Teine variant on selekteerida ja grupeerida. Nüüd nad püsivad ilusti koos. Siis juurde on tulnud kujundid. Kui sa soovid teha ruutu, vajuta klaviatuuril kiirklahvi R. See on palju lihtsam ja mugavam viis. Ning tööriistaribalt vajutades edit nuppu, sa saad muuta selle kujundi mõneks muuks nupuks. Ja kui sa soovid teha ringi, siis ringi on kergem teha vajutades nuppu C. Tulebki ring ja jällegi sa võid muuta selle kujundi mõneks muuks kujundiks. Võib-olla üks klõps kergem on teha siis kolmnurka, millel ei ole kiirklahvi, rombi või kuusnurka. Mina olen hästi harjunud kiirklahvidega, üks käsi on hiire all, teine käsi saab siis klaviatuuril toimetada, et minu jaoks on ikkagi lihtsam teha siis ruut ja muuta siit kolmnurgaks või kuusnurgaks, aga see on siis vastavalt sellele, kuidas sul on mugavam. Joon on samuti selline funktsioon, mille puhul sa saad kasutada kiirklahvi. Vajuta klaviatuuril L-tähte. Võib-olla ainuke siis juhtum on siis, kui sa soovid kõverjoont või kumerusega joont, kuid sa saad seda ka nii, et sa teed kiirklahviga siis joone ja tööriistaribalt valid siis kumerdamise või siis kurvi. Et selline valikute küsimus. Nüüd hõljuvad märkmed on selline funktsioon, mida sa saad lisada Canva esitlustele või Canva valgetahvlile. Tegin just hiljuti ühe live esinemise, ikka nii pool tundi tagasi ja märkmetahvleid sai teha S-tähega siis veel, et see on see kiirklahv, kuid nüüd, kui ma proovin, siis S-kiirklahv ei toimi. See võib olla ajutine, et Canva siis muudab midagi, võib olla ka püsivalt siis, et ei saagi seda kiirklahvi enam kasutada. Ei oska öelda, kuid tõestuseks võin tõesti näidata, et veel pool tundi tagasi umbes sai kiirklahvist teha siis neid märkmeid. Olenemata nüüd sellest, kas see kiirklahv toimib või mitte, mis võiks olla siis selle nupu kasutamise
eelis see, et siin sa saad valida kohe märkmele ka värvi, mis puhul kasutada eri värvimärkmeid. Teeme nüüd niimoodi, et teeme eri värvides need märkmed. Meil on siin nüüd natukene kribu-krabu. Teeme siit natukene korda. Lähme asenditesse ja kustutame siit üleliigsed elemendid dubleeritud lehelt ära. Me saame kasutada niimoodi, et me näiteks sorteerime märkmeid, selekteerime kõik märkmed, lähme sort ja saame värvide järgi näiteks neid sorteerida. Et sel puhul on hea, sest kiirklahvist oli niimoodi, et ta tegi ainult ühte värvi neid. Ja Canvas juhtub ikka seda, et Canva uuendab ja siis midagi ei toimi. Kas siis ajutiselt või püsivalt. Aga tutvume nüüd ka siis tekstinupuga. Tekst on ka menüüs eraldi, et sellest nupust ma tõesti aru ei saa, sest kõige mugavam viis, et teksti Canvasse lisada on tegelikult kiirklahv T. Ja niimoodi tuleb tekstikast, et see on niivõrd mugav. Ma ei tea, miks lisada tekstikast ka siia ja siis siia. Pigem minu meelest segadust tekitav. Ning lisandunud on ka tabelid. Tabelitel ei ole kiirklahvi, kuid tabelid võid leida ka elementide hulgast. Ning üks variant on siis niimoodi allapoole kerida ja siit leiad tabelid või otsingukastist vajutad, klikid siia otsingukasti ja siis tables. Ja saad hakata siis looma, kujundama meelepärast tabelit enda kujundusse. Ei oska öelda, mis võiks olla selle tabeli eelis. Kas on mõni klikk siis ligemal või mitte. Anna teada, mida sina arvad sellest muudatusest, kas sinu meelest on mugav, kas sinul toimib hõljuvate märkmelehtede kiirklahv S, et võta siis kindlasti lahti kas esitlus või valge tahvel, et seda proovida. Ja aitäh kuulamast!